Tere sulle, armas kuulaja vaataja. Mina olen Kersti Amira, ma olen toitumisnõustaja ja sertifitseeritud holistilise tervise koolitaja ja olen toitumist ja toidulisandeid ja asju uurinud ja õppinud üle 20 aasta. Üks väga tihti esinev küsimus, mida ma saan, on selle kohta, et kas meil on toidulisandeid vaja, milliseid võtta ja just nimelt, kas meil üldse vaja neid on. Et ma võin sulle etteruttavalt praegu ühe asja kindlasti ära ütelda, et kui sa ei tea, mida sa võtad, siis on targem neid üldse mitte võtta ja just nimelt üritada kõik kätte saada toidust, eks ole, tervislikult toituda. Nüüd siis lähme kerime natuke tagasi ja ütleme, et miks meil siis neid üldse nagu vaja on juurde võtta näiteks. Fakt on see, et meil on vaja oma keha eest hoolitseda mitmekülgselt, eks ju. Me kindlasti on ju suurem osa meist ei liigu piisavalt ja ei joo piisavalt vett. Ja üleüldse meid mõjutavad igasugused keskkonnamuutused ja tänapäeval mugav elu ja mis kõik veel, eks ole ju, sest tegelikult on fakt see, et toidust me kõiki oma toitaineid kätte tänapäeval ei saa, sest toit on piisavalt muudetud, modifitseeritud, protsessitud ja toitainete väärtus ei ole see, mida meie keha optimaalseks tervise heaoluks tegelikult vaja on ju. Me võime küll kalorid kätte saada, kalorikogused on suuremad, kui meil tegelikult vaja on, aga selles mõttes aga ikkagi toitainete väärtus ei pruugi nagu sellele järgi jõuda. Ja üleüldse siis toidulisanditega on siis niimoodi, et muidugi on kahjuks see, et neid on meeletult poelettidel olemas, aga suurem osa neist on toodetud täiesti sünteetiliselt. Ja see tähendabki seda, et see on üks mingisugune multivitamiini kapsel, see on laboratooriumis kokku pandud, seda müüakse suhteliselt odavalt ning inimesele võib jääda mulje, et sellest on mingit kasu, aga tegelikult ei omanda keha sellest mitte midagi, sest kuna need ei ole naturaalsed ained, siis ei saa kehaga sellest mitte midagi kätte. Ning sellest ongi tulnud suur selline, eks ole, selline tööstus, mis toodab nii-öelda meile põrsast kotis. Ka mina ise olen olnud toidulisandite osas väga-väga skeptiline, sest mida rohkem ma uurisin, seda rohkem ma aru sain, kuivõrd palju sünteetilist nagu jama meile müüakse ja toodetakse. Ja kui ma ka leidsin endale doTERRA eeterlikud õlid, siis alguses ma üldse ei pööranud tähelepanu doTERRA toidulisanditele, sest ma olin nagu praktiliselt juba veendunud, et normaalseid toidulisandeid ei suuda keegi toota. Aga ma muutsin oma meelt, kui ma olin ära käinud doTERRA konverentsil ning näinud nende 2-päevast etteastet selle kohta, kuidas nemad oma toidulisandid toodavad. Ja loomulikult nüüd on mul kogemused ka sellega, et ma näen omaenda verepilti ja ma näen oma klientide verepilti sellest, mis toimub inimesega peale nende toidulisandite võtmist. Ja siinkohal lubagegi mul tutvustada teile seda doTERRA imelist eluaegse vitaalsuse paketti või siis inglise keeles on see LLV ehk Lifelong Vitality Pack. Ja tõepoolest see on väga-väga kõrgtehnoloogiline ja isegi muideks doTERRA number 1 kõige enim müüdud toode, sellepärast just nimelt, et temas sisalduvad ained on andnud niivõrd palju häid tulemusi inimestele ja sellepärast on ta ka nii populaarne. Et siit sa võid korraks kas või peatada seda slaidi ja lihtsalt lugeda, aga mina siit kohast lähen edasi ja ütlengi sulle, et see võib tunduda, et neid tuleb võtta hästi palju, tervelt 12 kapslit päevas, aga sellel on väga-väga hea põhjendus, sest nagu ma enne mainisin, naturaalseid tooteid, naturaalseid aineid ei ole võimalik panna ühte väiksesse kapslisse. Selleks, et kõike ära mahutada, peab tegema mitu kapslit, muidu sa lihtsalt ei suudaks seda ühe korraga kõike alla neelata. See kapsel saaks liiga suur, kui nad paneks nad ühte kapslisse kokku. Nii, ja peamised kasutegurid sa võid siinkohal jälle korraks video peatada ja lugeda selle kõik läbi ja oluline siinkohal on just nimelt see, et nad on 100% biosaadavad. Kõik see, mis ta sisaldab, sellest sinu organism ka suudab omastada. Ja siin, eks ole, et ta siis sisaldab ennast, eks ole, hästi jõulisi kontsentreeritud biosaadavaid antioksüdante, mis tulevad kõik erinevatest ravimtaimedest. Ja siis võib-olla tõesti, et tutvusta ennast selliste terminitega nagu antioksüdandid, vabad radikaalid ja polüfenoolid.
ja mina siit liigun edasi ja veel sisaldab ta selliseid imelisi nagu cofactoreid, jah, mis on sinna veel juurde lisatud ja selle kohta sa võid ka ise veel juurde uurida, mida need ained kõik meie organismile teevad, sest tegelikult ongi see, et see on selline hästi selline peen balanss või nagu tasakaal meie enda ja looduse vahel, sellepärast et looduses on tegelikult olemas kõik meie keha jaoks vajaminevad ained, mis aitavad meie heaolu või homeostaasi säilitada ja taastada. Me peame lihtsalt minema sellega nii-öelda samale lainele, eks ole. Ja tõepoolest ma loodan, et sa julged ja soovid sellele imelisele teekonnale meiega ühele nii-öelda vankrile hüpata ja sellega kaasa sõita, sest et see maailm, mis avaneb, kui sa avad ennast eeterlikele õlidele ja naturaalsetele asjadele, siis see on imeline, mis toimuma hakkab. Me oleme seda nii palju kogenud ja ma tahan sind julgustada meiega ühinema. Ja aitäh sulle, et kuulasid ja kõike head järgmise korrani!